on tarvis ravimeid. Ravimeid ma peaks palju ostma, siis ma läksin apteeki ja seal öeldi mulle, et kuulge, et miks te seda ravimit ostate, et see peaks olema teil 100% allahindlus, et kuna te olete vähktõve diagnoosiga. Ma tahaks teada, kes mulle need ravimid on välja kirjutanud. Mina helistasin perearstile, õde võttis vastu, jah, et see on, aga perearst ei saa teile seda, saab ainult 50% allahindlusega hinna määrata, et te peate ootama uroloogi või onkoloogi seda vastuvõtule saamist. Kas soovite osta midagi? Ma midagi ostan. Jah, midagi. Siin on vererõhule ja verd vedeldav ja eesnäärmele ja... Selle on väga kitsas rahadega. Mida ma siit? No mis teil vaja on, mis ravim otsa hakkab saama, mida enam kodus ei ole? Aga mis rohi see kõige kallim seal on? Verd vedeldav. Sarelta? Jah. Võtke see välja. Vaadake, mis siis tuleb. 47,87. Nii. 35 on mul. Ainult. Teemegi välja. No mis mul rääkida on? Röövivad. Rohud on väga kallid. Ma ei tea, pensionist neid osta ei jõua. Kukkusin saunas. Sain põrutada. Ma ei tea, kas luumurdusid on. Minule tehti röntgen läbivaatus minu vasakule poolele õlale ja vasakule õlavarrele ja arvatavasti leiti, et õlavarre luu ei ole murdunud, kuid asi on tõsine sellepärast, et ma olen vana ja võib ka mitte paraneda see asi. No väga lahke suhtumine ja kõik see on hoopis midagi muud, sellepärast, et Vene ajal, kui sa läksid mingi arsti juurde, kõigepealt sõimas sul näo täis, et sa oled miski asja hooletusse jättud või see meditsiin on tõesti muutunud niivõrd võimsalt, aga samal ajal käib ta sulle tasku pihta, nii et kõik arstirohud on saadavad, aga need teevad pensionäri tasku tühjaks lihtsalt. Juba on aeg on siit ilmast lahkuda, sest mina ei suuda selle oma pensioniga, kuhu mulle tulgivad kallale veel need kohtutäiturid, ma ei ela sellega ära.